No nii, tervist! Minu nimi Risto Räkk jälle ja täna ma näitan siis teile, kuidas treida mätta otsast. Ma isegi ei tea, kuidas seda nimetada. Mina nimetan mätta otsast. Ma näitan, kuidas treida siis lihtsalt topsi. Tee joomiseks, milleks iganes, lihtsalt joogitops. Ja nendel on natuke suurem jalg siin all. Ja seda ma näitan ka, kuidas siis seda saavutada. See nüüd küll puhastatakse jälle, aga sellepärast me peame jätma ka natuke paksema põhjadele. Aga siis teeme mätta otsast ja võin näidata see ka, kuidas need jooned siia peale saavad, et need on ka tehtud voolimispulgaga see lihtsalt treimise ajal siis. Ühesõnaga, et treida siis selliseid topse. Mätta otsast saab treida muidugi igast teekausse, tasse, kõik asju. Kausse ka igasuguseid, mitte väga suuri, aga enam-vähem. Otsime enam-vähem keskkoha sellele mättale nii nimetatud. Siin on 5 kilo savi, ma ütlen nagu kohe ära. Et võib-olla 10 kilo, võib-olla 15 kilo. Olen palju te järjest tahate asju teha lihtsalt. Paneme sellise savi kinni, suure tüki. Ja hakkame pihta. Mõte on nagu alati sama igal treimisel, et kõigepealt tsentrisse. Ja selleks me tõstame koormuse. Aga kuna meil on vaja tegelikult siin otsas treida ainult ja see ülemine ots peab olema tsentris ainult, siis põhimõtteliselt see alumine osa meid tegelikult üldse ei huvita. Et sellega tegeleme hiljem. Seega võtame ülemise osa. Ülemine koonus siis. Tuleme alla. Täpselt nii nagu tegime enne treiratta peal seda kaussi. Teeme siin üleval. Ehk selle ülemise osa paneme tsentrisse. Alumine, ärge pöörake tähelepanu selle väga. Ja kui tunnet ei ole väga ühtlane veel, teete uuesti. Nüüd on lihtsalt see vahe, et enam ei saa käsi toetada kuskile äärte vastu või midagi. Nii. Ma umbes tean savikogust, mis selle topsi tegemiseks läheb, on umbes, tõmban see joone peal, umbes selline savikogus. Aga noh, see on siukene asi, et see kunagi see savikogus ei ole sama igal topsil ja iga tops on nagu eri nägu, et seda juba taga ajada, sellepärast on mättasest hea teha, et kõik on nagu erinevad, et see on nagu äge. Nii, läheb samamoodi ikka pöial sisse, samamoodi veetähe kujurselt natukene. Aga seda peate kogu arvestama, et enam ei ole see treiratast, et nüüd kus see põhi täpselt on, et te peate ise nagu aru saama sellest, et hoiame seda joont ilusti. Nii, ja samamoodi esimene tõste. Esimene tõste tehtud. Paneme sõrmed sisse. Siin on nagu selles mõttes hästi hea teha. Kui tunnete, et jääb liiga väikseks, võtate alt lihtsalt savi juurde. Lükkate näppu sügavamale ja tulete uuesti ülesse. Surume ülevalt äärt natuke kokku. Hoiame seda vormi ka juba. Näe, ja nüüd see saviseks nüüd. Aga nagu see vorm on natuke enam-vähem juba olemas. See nüüd tuleb natuke väiksem, seda kahjuse kokku. Aga mulle meeldivad need kõrged vormid sellised. Nii, ega siin ei olegi, et suurt ilustamist ei tule. Vähemalt praegu. Seega ma teen nüüd need jooned sinna peale. Need jooned ma teen lihtsalt voolimispulgaga. Täpselt nagu teile meeldib töötada, erinevat asju katsetada. Võtan täiesti tavalise sirge äärega praegu, näiteks selle puhul. Sõrme vastu ja lähen niimoodi, et annan talle siukse liikuvuse sisse siia. Liikuv joon. Sellega ma natuke ta vormi nüüd rikkusin, aga see ei ole hullu, sest nüüd läheb ainult käsi sisse. Väljast enam nagu katsuda ei tohi. Ja nüüd rahulikult seest liigutan selle vormi täpselt endale siis meelepäraseks, ütleme nii. Ülemise ääre katsume ikka ilusti ära, siledaks, see on nii teravaid jooni. Nii, järgmine etapp on täpselt sama. Võtame svammi, seest liigne vesi ja vedelsavi välja. Ääre ka.
aga siis jätan meelde, et kuna me tegime need jooned nagu tahtlikult siia peale, siis et neid ei puutu somiga, et muidu me tõmbame maha uuesti. Ja siis kuna need lähevad puupõletusahju mul tihti või siis gaasiahju ja siis tuleb puutuha glasuur, siis need jooned just hästi püüavad seal puutuhka ja siis on hästi ilus selles mõttes, et need jooned annavad igale topsile, igale tassile oma näo ja oma iseloomu, et selles mõttes on mulle väga meeldivad need, et paljudel minu asjadel te näete neid jooni peal. Nii, nüüd puhastame siit seest juba välja selle jala, mis siis puhastamise käigus tuleb lõigata ilusaks. No, aga ma mõtlen selles, et me oleme nagu selle endale selle joone kätte, et kust me ta maha lõikame. Sinna jääb siis paksem põhi natukene, sest me lõikame sellest põhjast nagu selle jala välja. Nii. Nüüd ma näitan teile seda, kus maha lõigatakse. See on nüüd natuke teistmoodi, enam ei kasuta seda sama trossi, vaid täiesti tavaline hambaniit. Kõige parem. Hambaniit, see on nüüd siin uus, teeme märjaks. Hästi lihtne on, ma olen tähele pannud, et näiteks ostate poest pesulõksud või ükstapuha mingit lambri, millega on ta hea panna siis ääre külge kuskile. Panete ääre külge pesulõksuga või millega siis hambaniit on sinna külge seotud ja ta ei lähe kaduma mitte kuskile. Ja samas ta on nagu sulle kätte nagu käepide ka, et sa saate ilusti tõmmata. Ja nii, nüüd on tähtis osa. See joon, mis te tõmbasite endale ette siia, lasete hambaniidi siia ringi käima. Ja kui ta jõuab siia poole, näitan hästi aeglasti praegu, siis lihtsalt tõmbame ta läbi. Ja ongi kõik. Läheb siia samma pesulõksuga kinni, käed natuke kuivemaks ja tõstame ilusti maha. Ja ongi tops. Nii, ja siis ongi näha, et puutuhki asjad toovad need jooned hästi tugevalt välja. See on nüüd ägedalt savine juba. Aga põhimõtteliselt siis puhastame siia järgmine kord jala alla, näitan teile seda ka. Ja hästi ägedad topsid. Suur tänu vaatamast ja külastage Muhu savikoda, siis suvel oleme avatud peaaegu iga päev. Ja suur tänu!